Tänases saates räägime sellest, kuidas kuulata enda südant. Mina olen Tiina ja meiega on täna stuudios Timo Müürsepp ja Raili Krusta. Tere! Alustuseks olge head ja rääkige natuke, et kes te olete ja kust te tulete? Mis te vabal ajal teete näiteks? Nii, ma siis alustan. Mina olen Timo Müürsepp, tulen Tallinnast, sündinud olen Võrumaal ja hetkel tegelen müügitööga siis ühes metalli tootmisettevõttes, kus ma siis olen olnud juba 9 aastat. Ja 3 aastat tagasi umbes alustasin fotograafiaga, mis siis on vaikselt kasvanud hobist üle tööks, niivõrd kuivõrd. Täpselt ma ei tea, kuhu ma sellega veel jõuan, aga eks aeg näitab. Ja vabal ajal mulle väga meeldib teha sporti, selles mõttes vahet ei ole, mis spordiala see olla võib, et põhiline on lihtsalt aktiivne liikumine ja et saaks nii-öelda hoida ennast füüsiliselt vormis ja ilmselt kui ka vaimselt. Mina olen Raili, ma olen ka Tallinna inimene ja ma tegelen siis nii vabal ajal kui nii-öelda tööajal ainult hobustega, et vaba aeg siis kuulub siis, vaba aeg tähendab siis treeninguid ja treenide andmist ja tallis majandamist ja tööaeg siis on konkreetselt siis hobustega majandamine, hobustest hoolitsemine, hobuste söötmine ja kõik, mis sinna juurde kuulub. Ja õpin veel paralleelselt ettevõtlusega automaariks. Vau! Mis ameteid te seni pidanud olete? Ma arvan, et mina ilmselt alustasingi müügitööga 20. eluaastate alguses. Ma töötasin alguses Nike Factory poes, mis oli siis Nike Outlet pood. Ja ma arvan, et seal ma töötasin 1-2 aastat umbes. Ja sealt siis ma saingi tegelikult soovituse ühe tuttav kaudu sellest firmasse, kus ma siis praegu töötan. Ja jah, aeg on läinud nii kiiresti, et järgmisel aastal saab juba 10 aastat. Põhimõtteliselt ma olen kasvanud koos selle firmaga. Jah, vist müügitöö ongi siis nii-öelda ainuke pluss siis nüüd jah, ma võin üsna julgelt väita ka, et siis fotograafia nii-öelda, et 2 ametit. Mina olen siis peale gümnaasiumi juba erinevates tallides kogu aeg töötanud, et nüüd 2,5 aastat tagasi jäin nüüd Ruilu-Talli pidama. Seal ma nüüd siis teen veel tööd lisaks enda hobustele, enda tallile, aga põhirõhk on ikkagi enda ettevõttel olnud nüüd viimased aastad. Aga miks just hobused ja fotograafia? See on hea küsimus. Jah, mul muidugi hobused ei ole. Tegelikult see, kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis ilmselt see huvi fotograafia vastu võib-olla tekkis juba tegelikult parem, sest mu isal oli ka nii-öelda profikaamera ja ma aeg-ajalt ikkagi kasutasin seda ja ma pildistasin sellega ja siis jah, ma kasutasin ka telefoni palju pildistamiseks. Aga tõuke andis ilmselt see, kui ma vaatasin, minu praegune elukaaslane siis jälgis YouTube'ist Peter McKinnonit. Et kes on fotograafia maailmas, siis ma arvan, et kõik teavad, mis see nimi tähendab. Ja jah, tema videosid vaadates ma kuidagi sain motivatsiooni. Ma mõtlesin, et ma tahaks hakata sellega tegelema või alguses vähemalt, et ma proovin sellega tegeleda. Ja minu järgmine samm oligi see, et enne kui ma tegelikult kaamerasin, ma õppisin, igapäevaselt 2-3 tundi, vaatasin videosid internetis ja ma arvan niimoodi 6 aega järjest tegin endale baasteadmised selgeks ja pärast seda otsustasin, et okei, et ma ostan endale kaamera. Ja jah, kui juba kaamera oli ostetud, siis ma alguses tõesti pildistasin väga palju. Et kõik, mida võimalik oli, et teada saada, mis on mu nii-öelda nišš või üldse, mis mulle meeldib. Et jah, ma arvan, et sealt see tänu nii-öelda Peter McKinnonile sealt see alguse saigi. Mul on kuidagi lapsepõlves saadik juba olnud see, et ma teadsin, et ma tahan hobustega tegeleda, ma teadsin, et ma tahan ratsutada, et jätavad on see geenides, et mul vanaisale meeldisid ka hobused ja meil olid ka kodus hobused.
ja kuskil 6 või 7 aastaselt läksin sinna samasse Talli, kus ma hetkel töötan, ratsukooli ja püsin seal üle 10 aasta ja kuidagi ma nagu sünnist saadik põhimõtteliselt teadnud, et ma tahan nagu oma elu siduda hobustega, ma teadsin, et ma tahan nagu tööd teha hobustega ja see, et mul on antud võimalused sellega tegeleda, on nagu minu meelest väga lahe, et ma kuidagi niisugune sisetunne kogu aeg öelnud seda, et see on õige asi, mida teha. Ehk siis sinu jaoks, Raili, hobused on praegu juba nagu põhitöö tegelikult? Tehniliselt küll, jah. Aga kas, Timo, kuidas sul on, et fotograafia ju ei ole praegu veel sinu põhitöö? Ei, hetkel põhitöö ei ole, et võib-olla see juhtub ühel päeval, seda ma ei oska öelda, aga nii palju või hetkel 3 aasta jooksul, kui ma vaatan oma arengut selles fotograafia maailmas, siis jah, see on järk-järgult muutunud järjest tõsisemaks. Mul on järjest rohkem projekte seoses sellega ja ma arvan, et ma isegi tahan rohkem rõhunud sellele fotograafiale, et ma nagu ise üritan ennast edasi arendada selles alas, et see ei ole lihtsalt nii, et ma istun ja et kui midagi tuleb, et siis ma nagu teen. Et ma ise proovin võtta kontakti brändidega, kellega ma tahaksin koostööd teha, ise algatan seda, et olen aktiivne pool. Aga jah, selles mõttes ma praegu ei oska öelda, et kuhu see välja võib jõuda, et ma olen üsna avatud selles osas ja kes teab, üks päev võib-olla teen ka täiskohaga seda. Et jah, mul on isegi ka tegelikult oma firma ettevõtte olemas, et jah, ma olen teinud kindlasti mingeid konkreetseid samme, et liikuda täistöökohaga fotograafia poole, aga eks näis. Aga mis see nagu sinu nišš oleks, milles sa siis tegutsema hakkaks? See on väga hea küsimus, et ma arvan, et sellepärast ma nimetangi ennast elustiili ja seiklusfotograafiks, et mul ei ole nagu päris kindlat nišši, et mul ei ole nii, et ma ainult pildistan autosid või ma ainult pildistan inimesi. Et jah, no ütleme, jah, ma ei pildista toitu või makrofotograafit või midagi sellist. Et jah, ma praegu ütlen, et elustiil ja seiklus on nagu need märksõnad, kui ma vaatan oma portfelli või et mida mulle meeldib pildistada. Aga Raili, kas sina oled vahest seda ka mõelnud, et tegelikult see hobustega töötamine, ma vähemalt arvan niimoodi hobuse võõra inimesena, et see võib ju päris koormav olla tegelikult kõik see, nad on ju siiski elus olendid, kõik nende eest hoolitsemine, et oled sa vahel seda ka mõelnud, et võib-olla valiks üldse midagi lihtsamat või läheks kontorisse või? Ma kontoritöö proovisin, siis kui ma õppisin riigiteaduseid ülikoolis, siis sain tunda seda, mis see kontoritöö tähendab ja ma jõudsin järeldusele, et mulle ei meeldi. Et see on ka põhjus, miks ma läksin õppima veel automaariks, et mulle meeldib niisugune füüsiline töö ja see on nagu huvitav, kui ma saan oma hobi ja siis töö ühendada. Et sama on ka hobustega, et see on ühtlasi minu hobi kui ka sissetulekuallikas. Ja eks ikka on neid raskeid hetki ja hästi palju on niisugust muretsemist ja stressi ja kuna nad on nagu suured lapsed, aga mulle nagu väga meeldib, et nad annavad nii palju jõudu ja energiat ja see on nagu see, miks ma seda asja teen, et Aga samas vähemalt mina olen nagu kuulnud selliseid ütlusi, et kui sa teed hobist enda töö, siis mingi hetk see võib sul nagu üle visata, et sa, sul ei ole sellist nagu töö ja eraelu piiri nii tugevalt. Ja see on üks asi, millele ma olen mõelnud, et eriti just kui sa teed seda fotograafiat täiskohaga, et sa pead tegema kindlasti ka neid projekte, mida sa ei taha teha. Aga hetkel mul on, kuna mul on põhitöö, mul on see võimalus, ma saan valida, et mis projektidega ma töötan, mis projektiga mitte. Ja see on üks asi, mis nagu võib-olla natuke hoiab tagasi, et hakata seda täistöökohaga tegema. Sest praeguses tempos nagu mulle väga meeldib see, et ma saan täpselt valida, et kellega, mis koostööd ma teen. Et kui see on sinu ainuke sissetulekuallikas, sul peab sissetulek olema, et ma arvan, et sa ei saa nii valida, nagu ma hetkel seda teen. Ja kuidas sinul on?
mina sain valusalt tunda seda, et kui eraelu ja siis nii-öelda töö lähevad kokku ja nüüd ma olen üritanud nagu seda lahus hoida võimalikult palju, aga üldiselt ma ütleks, et kuna mulle see asi niivõrd väga meeldib, siis niisugust läbipõlemist kui sellist nagu väga ei ole olnud. Et kui ma tunnen, et mul tuleb piir ette, siis mul on hästi toredad abilised, kes mind aitavad tallis alati ja ma saan puhkama minna paariks päevaks või lähen kuskile tuulutama kuskile välja inimestega, kes ei ole hobusinimesed, sest et paratamatult hobusinimesed suhtlevad ainult hobusinimestega. Ja jah, see nagu annab niisuguse värskuse jälle ja siis on mõnus olla ja siis ma olen jälle talli ja niisugune. Aga ma olen seda ka tunda saanud paar tundi tallist teema, siis juba hakkab muretsema, et oi, kuidas ma hobustel läheb niisugune. Et vahepeal tuleb koera inimestega ka suhelda ja. Aga jah, ma ütlen siia vahele, et ma arvan, et vahet ei ole, mis hobi see on, et ükskõik mis hobi kasvab tööks, ma arvan, et see ei ole kunagi lihtne. Et sest esiteks juba see, et sa teed seda, mida sa armastad, et seal on kindlasti, ütleme, rohkem stressi kui see, et sa teed 8-5 tööd. Aga ma arvan, et sellel on oma võlu selle asja juures. Aga mis on see esimene samm, mida te tegite, et kuulata siis, ühesõnaga, et te leidsite enda selle südame hääle ülesse, mida te teha tahate. Mis oli see esimene samm, et sinna suunas nüüd nagu liikuda ja sellega reaalselt nagu tõsiselt tegeleda? Ma arvan, et minul oligi see, et juba kohe alguses ma otsisin võimalusi, et mis projekte pildistada või kellega koostööd teha. Et jah, see oli võib-olla tõesti liiga kiiresti, sest esiteks mul ei olnud alguses nii palju kogemusi, nagu mul praegu on ja mul ei olnud nii-öelda tugevat portfelli all, aga ma vähemalt üritasin. Et ma arvan, et paar kuud, kui ma olin juba pildistanud, ma kirjutasin vist Nike esinduskauplusele, et neile tosse pildistada, mis nüüd tagantjärel mõeldes ei läinud väga hästi, kuigi tol hetkel olin väga rahul oma tulemusega. Et jah, ma arvan just see ise, et sa ise nagu tahad ja sa ise nagu teed selleks, et nagu areneda ja sa ise nagu otsid inimestega kontakti ja otsid võimalusi. Minul oleks kuidagi hästi lihtsalt ja loomulikult see, et siis kui ma sealt Ratsakoolist ära tulin, hakkasin nagu oma hobusega majandama, siis kuidagi tulid need karjamaad ja varjualused ja kõik asjad nagu hobustele vaikselt järgi ja ma olen nagu üritanud seda rada jätkata, et kogu aeg on mingi summa koguneb sinna pangaarvele ja siis ma kohe jälle investeerin selle sinna talli alla ära, et ma kuidagi jah, hästi siuke loomulikult ja lihtsalt meie iseenesestmõistetavalt on kuidagi tulnud, et Mis on need peamised või sellised suuremad takistused, mis on teil ette tulnud? Ma nii ei oskagi kohe öelda, ma nagu et suuremaid takistusi võib-olla ongi see, et aeg, et kui mul on täis töökoht nii-öelda teisel alal, et siis mingi valituid projekte või ma ei saa vastu võtta, et kindlasti see. Ja praegu ütleme nii, et mul on ka nüüd pere, et 1-aastane laps, et kindlasti see võtab oma aja, et siis selle ajaga tuleb nagu väga targalt ümber käia, et see aeg on väga piiratud, kus ma saan seda teha, et seda kõik läbi mõelda, et nii-öelda kõige läheks aega, et ükski ei töö ega pere ei kannataks selle kõrvalt. Ma tooks ka välja selle ajalise ressursi, et kuna ma siin oma ettevõtte kõrvalt käin tööl ja ma käin meil koolis ja enne seda ma käisin ka koolis, siis kogu aeg on hästi raske nagu seda aega planeerida niimoodi, et kogu aeg ei oleks seda tall, et vahepeal tahaks nagu midagi muuka teha. Ja muidugi see ka, et see finantsiline pool, et kuna ma kogu aeg üritan paremaks teha oma seda asja ja kogu aeg ehitada midagi ja kogu aeg midagi jälle muuta ja et klientidel oleks hea, et hobust oleks hea ja mul on endal karjuhused, kes tahavad suuri väljaminekuid, et siis ma arvan jah, et see finantsiline pool on ka päris palju raskusi tekitanud, aga pole midagi ületavat. Ja nende, lihtsalt ma küsin nagu täpsustuse mõttes üle, et nende klientidele sa pakud siis mis teenust konkreetsemalt? Põhimõtteliselt nad toovad oma hobuse minu juurde, nad siis elavad seal, chillivad, söövad, mina siis põhimõtteliselt lihtsalt söödan, joodan, vaatan üle, et kas on kõik hästi, vajad seal, manustan mingeid ravimeid, hoolitsen ja niisugune põhimõtteliselt
ülalpidamisteenust siis pakun. Jah. Kas sellised suured ettevõtmised on kuidagi nagu mingeid hirme ka tekitanud, et umbes, et äkki ma kukun läbi või äkki ei lähe päris nii, nagu ma tahan? Ja kindlasti on mingid pingeid peal, et mul oli just nüüd hiljuti oli projekt Red Bulliga, mis kui ma võrdlen oma eelmisi koostööd, mis oli nagu hoopis nagu teine level, et seal esiteks sa pidid tegema need Red Bulli kursused läbi, et nii-öelda teada täpselt, kuidas pildistada, mis nurga alt, kuidas kroppida nii-öelda, ütleme kõik fotograafia koha pealt nagu detailideni nii-öelda läbi mõeldud. Ja jah, see oli väga hea kogemus, aga jah, kindlasti oli ta nii-öelda lisapinget seetõttu peal, aga lõppkokkuvõttes läks kõik väga hästi ja väga vinge kogemus oli. Mul on ka just niisugune, ma arvan, et see rahaline või finantsiline stress olnud see, mis on tekitanud neid tagasilöökest, et ikka tahaks kõike kohe ja korraga ja hästi palju ja et vahepeal nagu kipub see reaalsust ära kaduma, et kõik ei saa korraga, mida tahaks, et aga muus osas nagu ei ütleks, et kliendid on hästi toetavad, hästi toredad, hobused on toredad, kõik on hästi nagu kokkuhoidvad ja sellised toredad, et ütleks, et alati, kui tekib mingi tagasilöök, siis keegi ikka tuleb ja aitab ja lohutab ja patsutab õlale, et selles suhtes ei saaks nagu välja tuua otseselt midagi, mis oleks nüüd väga tekitanud selliseid mõtteid, et ei, et nüüd on kõik, et rohkem ei taha. Ega ma arvan, et see on suht sama nagu fotograafias, et sa ju alguses sa ei osta ju endale tippklassi mudeleid, mis maksavad 1000 eurosid, et sa alustad nagu ikkagi madalamalt ja kui sa järjest rohkem teenid, sa pead samamoodi, sa pead uuendama nii-öelda oma varustust, nii nagu läheb sinna talli alla samamoodi raha. Aga kas vahest on nagu selles mõttes niimoodi natuke valus ka, et et sul on ju unistused nii kõrgel või sa tahad seda vinget tehnikat ja sa tahad ju seda parimat varustust on ja aga kurat, ma ei saa veel on ju, et Jah, sellega on fotograafia maailmas, ma ei mäleta, kuidas seda nimetati, on see haigus, et sa tahad seda nii-öelda kõige paremat nii-öelda tehnikat, kuigi sa ei pruugi seda vaja minna. Aga sa lihtsalt tahad, sest need uued seadmed on kõik nii läikevad ja ilusad ja et kes ei tahaks, eks ole. Ja nii tore on seda rasket varustust kaasast tassida. Ma olen päris mitu korda mõelnud nagu, et kas mingit objektiivi osta midagi, aga siis sa pead targalt läbi mõtlema, et kas sul reaalselt on vaja seda, et mida sa sellega teed. See ei ole lihtne, et see on nii-öelda enesega võitlemine, et sisemine võitlus käib. Mul on täpselt sama, et ka ikka vaatad ikka, kuidas teistel läheb ja mis kõigil teistel on ja siis mõtled, et miks mul ei või olla ja siis samas katsun ikka ratsionaalselt mõelda, et ei ole kõike vaja siin ilmast saada ja küll ma ennast jõuan üles töötada, et ikka nullist alustada, siis tulebki rahulikult võtta esialgu, et ei saa kohe miljoneid välja lüüa. Aga kas te olete selliseid nagu plaane ka endale teinud või kuhugi visandanud, et vaata aasta pärast ma tahaksin siin olla ja 5 aasta pärast ma tahaks seal olla? Mul vist ei ole konkreetselt sellist plaani, kuna jah, minu nii-öelda hetkene töökoht nagu nii-öelda tagab selle, et mul ei ole seetõttu lisapingeid, aga jah, eks mingid mõtted on kindlasti ja on mingid brändid, kellega tahaks tulevikus koostööd teha, ja mida nii-öelda suuremaks need brändid lähevad, et seda rohkem pead sa tõestama ennast, et sa oled vääriline, et nendega koostööd teha. Aga jah, ma arvan, pigem minu eesmärk olekski see, et tahaks lihtsalt rohkem tutvusi lüüa selles nii-öelda brändimaailmas. Et see on nagu... Mis on need nii-öelda unistuste brändid oleksid? Ütleme, et tegelikult Red Bull, mis muidugi praegu nii-öelda Eesti siselt, aga kuna Red Bull on ikkagi üle maailma, et siis see oleks kindlasti üks bränd, kellega oleks väga huvitav koostööd jätkata. Ja mul on siin silmapiiril on ka tegelikult nii-öelda lennunduses on üks mõte, et ja siis ka nii-öelda douchebags, kes teab, vana douchebag on siis nii-öelda DB Journey nüüd, üks väga kõva kotifirma siis ülemaailmselt, et tegelikult nendega ma juba alustasin vaikselt koostööd, et see koostöö näeb välja selline, et põhimõtteliselt ma ei pea midagi tegema, ma lihtsalt aga see päris nii ei ole, et ma kirjutasin neile, rääkisin oma loo ära ja siis nad ütlesid okei, ja siis nad saatsid mulle nii-öelda näidiskotid,
siis alustuseks. Et aga noh, see kõik algabki nii-öelda vaikselt, et sa ei saa oodata, et sa lähed mingi kuhugi pillistama neile mingit suurt projekti. Lihtsalt mõned näited. Minul on kuidagi niimoodi õnnestunud, et ma nüüd kohe selle ettevõtluse teekonna alguses sain hästi suure saavutuse nii-öelda kätte, et me ehitasime endale sellel kevadel suve alguses tähendab ratsaväljaku Liivaplatsis, siis et oleks parem treenida. Ostsin uhked takistused sinna, et oleks kõik treeningtingimused oleks tagatud, et varasemalt me ratsutasime põllu peal, ise tehtud takistused, ei olnud väga hea. Et selles suhtes siis peale seda kohe, kui see plats valmis sai, siis pinge nagu langes, et nüüd ma üritan nii-öelda go with the flow, et rahulikult ja seada väiksed eesmärke, mida võiks järgmine aasta teha, aga ma sellised hullult suuri asju praegu ette ei planeeri, et tahaks kõigepealt ilusti jalad alla saada ja siis vaatame edasi. Muidu ma kippan unistustega nii kõrgele minema, et siis on väga raske sealt nagu tagasi tulla, et nii-öelda ratsionaalselt mõelda, et ma pigem üritan mitte. Mis on need suurimad õppetunnid teil seni olnud? Väga raske küsimus. Ma arvan, et minu puhul ongi see võib-olla, et ma alguses tahtsin ilmselt liiga palju. Et ma mõtlesin, ma olen nagu valmis mingite asjade jaoks, kuigi tegelikult päris nii ikkagi ei olnud. Et sa pead ehitama endale ikkagi üsna tugeva baasi, kui sa tahad ennast näidata. Ja ma arvan, et algus oligi see, et ma nagu kiirustasin veits nende asjadega. Et tuleb natuke rohkem mõelda, sest meil on noored inimesed alles, et ma arvan, meil aega on veel, et jõuda kaugele. Ja ma arvan, et see on nagu minu puhul nii-öelda kõige raskem. Võib-olla siis see, et ei tasu endale nagu korraga liiga palju projekte, et käsile võtta, et ma ongi see, et kuna ma hästi palju tahan korraga tehtud saada, aga siis tulevad mingid vastulöögid ja piirangud, et näiteks, et sellel aastal ei ole finantsid, jõkkab järgmises aastas, kohe on jälle stress, et miks niimoodi, et võiks see aasta ja et ma pean õppima natuke rahulikumat asju võtma ja proovima üldse nagu veidikene tagasi tõmmata, et muidu on see, et ei saa puhata, ei saa mitte midagi, kogu aeg on siuke kiire, kogu aeg tegemist, aga reaalselt nagu midagi ikka tehtud ei saa selle pärast. Millest te unistate? Unistan, et kõik oleks hästi. Et selles mõttes unistada tuleb kindlasti suurelt, ma arvan. Aga seoses nüüd selle fotograafia osas, ütleme võib-olla ongi kuskil sügaval sisimas ongi unistus, et teha see nagu kunagi täistöökohaga. Et ma saan ise oma aega planeerida, ma saan ise töötada täpselt selle ajal, kui ma tahan. Ja ma arvan nii-öelda siis olla iseenda tööandja. Et ma arvan, et see olekski nagu suurim unistus. Mina tahaksin saavutada ühel hetkel finantsilise stabiilsuse ja ettevõtjana siis ja tahaksin talle tulevikus ehitada sisemaneeži, et oleks võimalik ka talvel hästi mõnusalt treenida, et ei peaks külmetama. Ja eriti äge oleks, kui mul oleks tulevikus võimalus luua just hobustele suunatud niisugune varjupaik või niisugune taastusravikeskus või niisugune koht, kus nad saavad tulla ma ei tea, vigastust taastuma või pensionile või mis iganes, et niisuguseid kohti Eestis on ainult üks ja nemad ka ei jõua kahjuks kõiki hobuseid ära päästa, et neid väikeseid tegijaid on meil siin küll, aga võiks ju veel olla. Turg on siis järelikult. Ja ratsutajana tahaks kunagi olümpiale jõuda, et see oleks päris äge. No, sel aastal tehti algus ära. 4 aastat on aega veel. Aga kuidas sul muidu turuga on, et fotograafiaturg on kindlasti tihedam? Ja see on päris raske. Ja üks asi, mis teeb selle eriti raskeks, on see, et paljud inimesed ei, siin enne räägiti, et küsitakse liiga vähe raha. Et fotograafias on ka siuke asi, et paljud inimesed ei austa või ei hinda oma nii-öelda oskusi ja nad nagu on nõus tegema seda tööd tasuta, et samamoodi lihtsalt saada tutvusi või mingit nänni, mis iganes. Et selles mõttes ma saan aru alguses mingi ajahetkel see on okei, et sa teed seda tasuta, sest sa pead kuidagi nagu mingi portfoolio üles ehitama ja seda tegin ka mina.
aga ikkagi, kui sa oled juba tegelenud selle alaga ja sa nagu väärtustad ennast, et siis ongi see, et need, kes teevad seda, on nõus tasuta tegema, nii-öelda solgivad seda turgu. Et see on nagu üsna suur probleem. Et ja noh, Eestis üldse me oleme tegelikult väga nii-öelda väike riik, et noh, kui võrrelda siin muu maailmaga, siis noh, mis võimalused, noh, seal on jah, kindlasti ka rohkem fotograafe, aga kuna jah, meil on ikkagi üsna väike turg, kellega siin nagu noh, suurte firmadega koostööd teha, et siis jah, ma arvan, et see on nagu suur probleem. Ma selle turu sulkimisega on täitsa nõus, et ratsamaailmas on ka, et kuna see on nii väike maailm ja siis on mõned, kes pakuvad nagu pool muidu teenust, et noh, ma ise olen teadlikult hoidnud nagu veidike alla turuhinna. Ma ise tunnen, et minu teenus ei ole nagu nii vääriline veel, et aga on ka siukseid kes küsivad nagu olematut raha ja ma ei kujuta ette, kuidas nad ära majandavad. Aga noh, ja siis otsitaksegi põhjuseid, miks vinguda, et küll on liiga kallis minu juures või kellegi teise juures, et tahetakse ikka odavamat, aga fakt on see, et ei saa odavamat, et ei saa päris nagu miinusesse ennast tõmmata, et see ei ole õettevõtluse põhimõte. Jah, ma võin siinkohal ühe hea näite tuua just nii-öelda just autobrändidega, et mul oli üks ka huvitav kokkupuude, muidugi seda brändi ei hakka nimetama, et selles maailmas on, noh, mul on tuttavaid autofotograafe ja selles maailmas on nagu väga raske, kuna enamus Eesti autobrändid, nad arvavadki, et okei, et kui sa saad nädalavahetuseks tasuta auto, et nagu, et ja siis, et nad tahavad nii-öelda pilte või videot vastu, et see on nagu okei, aga nagu see nagu auto nädalavahetuseks ei maksa nagu minu makse. Ja on alati neid, kes on nõus tasuta tegema ja seetõttu need, kes teevad nii-öelda seda elukutseliselt, siis nemad kannatavad. Ja jah, mul oli siuke koostöö, et ma olin nõus esimese nii-öelda projekti tegema tasuta, et okei, nad annavad mulle auto nädalavahetuseks ja ma teen pilte. Saatsin siis pildid ära, ütlesid jah, et olid nagu väga rahul. Ütlesid okei, et kas sa tahaksid veel nagu meie koostööd teha. Siis mõtlesin okei, aga et nüüd sooviks nagu, et mingit tasu ka ja peale seda nagu null kontakt. Nad isegi ei vastanud mulle. Ja see ei ole mingi suvaline autofirma nagu, et see on üsna suur nimi ja väga huvitav käitumine enda poolt. Ja see on reaalsus paraku. Aga kas sellistel hetkedel te nagu tunnete seda, et äkki peaks ka enda põhimõtteid muutma või hoopis saate nagu kinnitust sellele, et teie käitute õigesti, teie teete õiget asja? Ei, ma arvan, et selles mõttes, kui ma olen midagi läbi mõelnud, siis ma nagu jään endale kindlaks, et samamoodi, et hetkel nii-öelda ma tean, et ma nagu algusperioodis, kui ma tegin tasuta tööotsi, nagu ma ei näe põhjust, miks ma peaksin oma aega nagu raiskama selle peale. Et mul on koduleht, kus mul on tugev portfoolio all, et ma näitan seda kliendile, kui talle meeldib, okei, kui ei meeldi, see on ka okei, sest stiilid on ju erinevad. Ja jah, ma ei näe, et kui talle meeldib see, mida ta seal näeb minu töid ja minu stiili, siis ma ei näe põhjust, miks ma peaks nagu kellelegi tasuta midagi tegema. Ma olen ka juba nüüd nii palju selle hobuste pidamisega tegelenud, et ma olen ka jõudnud järeldus, et tasuta ei ole nagu mõistlik seda asja teha, et eriti kuna kuna see on põhisissetulek ja ma pean ka kuidagi söönuks ja jooneks saama ja minu hobused tahavad ka süüa saada ja asja saada, et peab ikkagi seda hinda nagu korrigeerima ja tasuta ei saa midagi kahjuks teha, et isegi kui väga tahaks, et ikka ei saa. Aga kuidas siis ikkagi nagu ära tunda seda nii-öelda südame häält, et mida ma päriselt nagu teha tahaksin? Jah, no mul läks 29 aastat, et leida see nii-öelda südame hääl, et eks kui ma alustasin ja selle kaamera ostsin, see tuli nagu noh, kõigile, kes mind tundsid, see tuli ikkagi nagu täiesti lambist, et ikkagi enamus arvasid, et noh, see on nii-öelda emotsiooniost, no nagu fotograafia on seda tihti, et kui sa turul vaatad, siis väga palju kaameraid ja objektiive on müügil. Et ma arvan, et suuremas osas inimestel on see emotsiooniost. Ja aga jah, et ja see on huvitav, et läks 29 aastat selleks aega, et aru saada, mis mu nagu, noh, mis on mu südamesoov, mida ma tahan nagu tõesti teha, mis mulle nagu väga meeldib. Aga miks nii kaua aega läks, ma ei oska öelda. Minul on selles suhtes hästi läinud, et ma olen nagu kogu aeg teadnud, mida ma teha tahan, et seda juba väikesest peale.
et lihtsalt ma arvan, et kui ma seal ülikoolis praktikat tegin, siis võib-olla see oli see viimane piis, kus ütles, et nüüd tuleb ära teha see ettevõtlus, et ja hakatagi nagu täiskohaga tegema seda tallipidamist, et varasemalt ikka mõtlesin siin erinevaid asju ja vaatasin erinevaid erialasid, näiteks kutsehariduse lehelt ja erinevaid ülikoole ja mõtlesin, et mida nüüd edasi teha. Et kuigi ma ülikoolis õppisin väga huvitavat erialas, ma just tundsin, et see kontoritöö ei ole nagu minul, et ma ei suuda ühe koha peal istuda, ma pean kogu aeg tegema midagi. Ja ma arvan jah, et see kuidagi, et ma vaatasin neid erinevaid asju ja kogu aeg uurisin, siis kuidagi sealt käis see klikk, et jah, et see on ikka see, mida ma tahan. Tegelikult on ju noorte ja ka täiskasvanute seas väga palju neid inimesi, kes isegi kui nad teavad, mida nad teha tahaksid, siis nad ei julge nagu seda otsust vastu võtta või sellest mugavustsoonist välja tulla. Et mis te arvate, miks see nii on? Väga raske küsimus jälle. No ma arvan, see märksõna ongi see mugavustsoon. Et sest kui sul on muu elu, kui sul on, kellel on pere, kellel mitte, aga kui sul on töö, sa ju pead seda oma vabast ajast tegema. Et selles mõttes see võtab oma aja ära ja see võtab, eriti alguses, see võtab ikkagi päris palju aega. Ja sa pead nagu seda väga tahtma, et sa pead selles olema kindel, et ka tulevikus saad sellega tegeleda. Et ma arvan, võib-olla see ongi, et jah, ma arvan, et asi on viitsimises ja samamoodi see aeg ikkagi. Et kui ka siin, ütleme, hetkel mul on nädala sees, ma eks ole, töötan, ja siis päris tihti mul on nädalavahetusest kinni, et nii-öelda ma ei saa puhata ja lihtsalt olla, et tuleb tööd teha. Aga mõnel sobib, mõnel mitte, et eks iga inimene teab seda ise. Ma olen jah selle jutuga nõus, et ilmselt kui tuleb nagu prioriteedid enda jaoks paika panna, et kas see asi, mis ei pane nagu silma särama, et kas see on ikkagi nagu see, mida tahta nagu elu lõpuni teha või kas need hüved, mis sellelt töölt või töökohalt siis saadakse, kas need kaaluvad selle õnnetunde üle, et mina isiklikult võin öelda, et minu oli kaalunud üle, ja seepärast mõtlesin ka, et ma valin selle raskema ettevõtluse tee. Et lihtsalt tundsin, et see on see, et ma ei taha lihtsalt teiste jaoks teha rohkem, ma tahaks ikka ainult ise ja ainult enda jaoks, et kuidagi see motivatsioon peab tulema seespoolt. Et ja muidugi riske on ka hästi palju, aga selles on, kui riski ei võta. Ja ma arvan, et ettevõtluse puhul ongi see, et hirm on kõige suurem. Et sa nagu kardad põruda ja kui sa põrud, et sul ei ole nagu midagi, et jah, ma arvan, et nagu see hüpe sealt üle hirmu ongi ilmselt kõige raskem. Tegelikult, kui see ettevõtluse, see nii-öelda, kui sa võtadki selle ettevõtte endale ja teed selle endale, siis tegelikult enam ei ole nii hullu midagi. Et see alguses on hirmus, et registreerid seda ettevõtte käed täis ja selline õudne on, aga minul on näiteks väga hea nagu tiim taga, mul on väga hea raamatupidaja, kes mind õpetab ja ma olen võtnud kursuseid ja üldse nagu tutvusringkond on hästi toetav, et minul on selles suhtes hästi läinud, et ma arvan, et need, kes siin muretsevad ja kaaluvad, siis ütleks, et lihtsalt tuleb ennast kokku võtta ja ära teha, et ega enne teada ei saa, kui ei proovi, et alati saab ju ära lõpetada ja uut asja minna õppima ja kõik ei jõua, kui vähegi on motivatsiooni ja tahtmist. Ja kindlasti ma arvan, see sõltub ka inimestest sinu ümber, et kui inimesed sind ikkagi nagu positiivselt taga utsitavad, et tee, et siis see nagu, sa saad rohkem nagu enesekindlust sellega, aga kui on inimesed, kes nagu, ei näe nagu, et sa võiksid seda teha või nagu ei toeta sind, et siis nagu siis see hoiabki sind tagasi samamoodi. Sa mainisid seda tiimi enne, Raili, et kuidas sul õnnestus siis leida see hea tiim endale? Kuidagi on juhtunud, et on sellised inimesed minu juurde tee leidnud, et enamus on ikka hobu inimesed selles suhtes kõik, aga enamus on olnud kuidagi niimoodi, et nad on minu kliendid või siis olen mina olnud nende klient või olen ma nendega kuidagi kokku puutunud ja siis kuidagi ongi meist nagu üks suur ühtne perekond saanud, et meil on selline nii-öelda siis teenusepakkuja kliendisuhe, aga samas on ka sõprussuhe ja selline, et me kõik nagu toetame üksteist ja kuna meie see tallipere on nii pisikene, siis ikka jagame seal üksteisega muresid ja rõõme ja ongi, kõik on hästi toetavad ja kõik panevad käe külge, kui midagi vaja on, et
kuidagi lihtsalt on juhtunud. Tutvused on kõige tähtsamad. Ja. Et ma tegelikult, kui ma alustasin, siis mul ei olnud üldse tutvused, ma olin täitsa null tühi koht, aga nüüd on kuidagi järsku ei ole palju tekkinud neid, väga lahe. Aga oletame, et näiteks mina olen sellises olukorras, kus ma käingi nii-öelda selles 8-5 tööl, eks ole, klassikaline, ja ma tunnen, et ma justkui nagu tahaksin midagi teisiti teha. Mul on mingid teemad, mis mind nagu natukene huvitavad, aga samas ma ei tea, mille ma peaksin nüüd siis ette võtma või kuhu ma peaksin nüüd siis edasi liikuma. Et mida nagu sellises segaduse faasis teha? Ma arvan, et interneti inimesed tulevadki siin kohal appi. Et inimesed just selle poolest, et nii-öelda pidada nõu, nii-öelda, et kas sa oled valmis selleks ja siis internetis siis kindlasti teha nii-öelda analüüsi selle, mis iganes sa tegema tahad hakata. Et mis see üldse mis see turu olukord on. Et jah, selles mõttes ma arvan, et mõistlik oleks nagu ennast asjaga kindlasti kurssi viia enne. Et kuhu sa peas hüppad. Jah, et see just tulebki nagu tausta uurida ja mina omast kogemusest just see autode teema koha pealt, et ma lihtsalt hankisin endale vastututused, kes tegelevad selle maailmaga ja siis ma hakkasin nagu peale käima neile, kuigi õpetage mind ka, et rääkige mulle ka, et ja uuesti samamoodi, et ikka, et surusin ennast igale poole külje alla ja siis palusin, et mind õpetatakse ja siis järjest rohkem neid teadmisi koguneb ja seda rohkem huvi tekib ja vaata saab kooli minna ja hästi palju on tegelikult kaugõppevariante ka ja koolituse ja et kui ei tahagi kohe näada võib-olla vanad võib maha jätta ja kooli minna, aga võib ju võtta mingeid üksikuid kursuseid või et selles internet on ka ju hästi suur ja lai, et sealt saab ka väga palju informatsiooni ja Mida te soovitaksite noortele, kes võib-olla nagu kardavad nende eneseotsingutega tegeleda ja siis arvavad, et ma lähen sinna ülikooli, valin mingi turvalise eriala ja saab hakkama? Ma arvan, et ongi see, et tuleb mõelda julgemalt noorena, et ma ise olen ka mõelnud, et miks ei oleks võinud alustada 5 või 10 aastat varem, et mis mind hoidis tagasi, aga seda on nii raske või tagantjärgi on hea targutada selles mõttes selles osas, et noorena sa ju ei teagi, kui sa oled ülikooli, tegelikult sa ei tea, mida sa tahad. Et ma läksin üldse IT-d õppima, nüüd müün metalli ja teen fotograafiat, eks ole, et ehe näide. Et jah, kui sul ütleme on mingi asi, kindel asi huviorbiidis, et siis jah, tehagi rohkem meeltööd nii-öelda selles osas ja mõelda rohkem nagu tuleviku peale. Et selles mõttes jah, noorust ei saa jätta elamata, aga jah, ma arvan, et esimesed sammud võiks ikkagi teha kõvasti varem, kui mina seda tegin. Aga jah, sa ei tea seda kunagi. Ju siis 29-selt oli õige aeg. Jah, tundub nii. Kunagi ei ole hilja alustada, et selles mõttes vahet ei ole. Et kas või kui sa 50-selt alustad millegagi, et vahet ei ole. Mina ütleks nii palju, et kui näiteks peale põhikooli või peale gümnaasiumi, et ei ole sellist tunnet, et tahaks midagi konkreetselt õppida, siis tasub alati võtta mingi vaheaasta või kas või mitu vaheaastat ja minna näiteks välismaale või üldse nagu lihtsalt tehagi näiteks mingit tööd ja katsetada erinevaid asju ja küll see ühel hetkel see nii-öelda õige asi leiab tee inimeseni, kes siis otsib. Et ei tasu nagu, ja omas kogemus ma julgen öelda, et mitte, et ma tahaks öelda, et mu see riigiteaduste eriala on nagu halb kogemus olnud, aga pigem see oli nagu aja raiskamine, et kuna ma ei tööta sellel erialal, siis samas ma oleks võinud midagi muud teha või mingit erialast asja, kuigi ta oli nagu väga hariv ja ma olen väga rahul, et ma sinna läksin ja mulle väga meeldis seal. Aga võib-olla keegi oleks õnnelikum, kui ta oleks minu koha endale saanud selle riigiteaduste erialal. Et jah, et ei tasu nagu minna mingit eriala õppimised sellepärast, et peab õppima minema. Et tasub pigem ringi vaadata ja avastada maailma.
no aga tänu sellele sa näiteks tead, et sinu praegune elutee on õige. jah, seda küll jah, et selles suhtes mitte ühtegi halba sõna, et väga lahe kogemus oli, ma olen üli õnnelik. Eks mingi asi viib teiseni, et nii see käib. Just, ja no kunagi ei jookse ükski asi mööda külgi maha selles suhtes, et... Aga mina mäletan küll, et kui on olnud nii-öelda mingeid selliseid failimise perioode või noh, et kõik ei lähe nii, nagu ma olen mõelnud või tahtnud, et siis vaatad paratamatult neid inimesi enda ümber ja mõtled, et kurat, et kuidas neil nagu on nii hästi õnnestunud või noh, vaata kaugel nad on, et kuidas nad juba nii varakult teadsid, mis nad teha tahavad oma elus. Et kas teil on ka niimoodi olnud? Ja kindlasti eriti praeguses, ütleme, YouTube'i maailmas, kui sa näed, kui nagu 20-aastased, et kui edukad nad on fotograafias ja videograafias, et siis ikkagi oled kade natuke. Et miks mina ei võinud niimoodi teha või nii vara alustada. Aga ma arvan, et sellest ei ole midagi halba nagu, et kui sa alustad hiljem. Minu jaoks ka niisugune väike kadedus nagu motiveeriv jõud, et iga kord, kui ma vaatangi mõnda väga edukat ratsutajat või edukat tallipidajat, ma hakkan mõtlema, et oi, miks minul võiks niimoodi olla, siis ma hakkan mõtlema, et tegelikult ma tulin tühjast kohast, ma olen veel nii noor, mul on nii palju aega veel ees ja küll ma veel jõuan, et kuna ma ei saa kõiki asju korraga ja hästi paljudel inimestel oli ka see, et neil on erinevad nii-öelda alused, et oma elu alustada, mõnel on võib-olla rohkem vanemate toetust, mõni peab täitsa üksinda hakkama saama, et ei saa nagu ennast võrrelda teistega, et sa pead võrdlema iseennast iseendaga, et leidma endas selle motivatsiooni tegutseda ja vaeva nägema. Jah, see on ka sageli ilmselt, et kui vaadatakse, ütleme, 20-aastaseid nii-öelda kuulsaid YouTubereid näiteks, et sa pead, noh, kui sa oled sama vana, sa pead mõtlema, et sa ei saagi kohe nagu seda, et kui sa vaatad nüüd süvened nii-öelda tema nii-öelda eluloosse, et võib-olla ta alustaski 10-aastaselt, et ehk siis kui sina alustad 20-aastaselt, sina oled sama kaugel 30-aastaselt, et nagu selle peale tuleb ka mõelda, et see on nagu vanus ei mängi, et just rolli, et see konkreetne vanus, et just see kogemus ja töö, mis selle taga on, mida inimesed nagu nii-öelda üldjuhul ei näe. Suurt rolli mängib ilmselt sotsiaalmeedia ka praegu, et kõik on hästi ilus ja kõik on tore ja kõik on vahva, aga tegelikult seal ei näidata nagu neid raskuseid, mis selle töö taga on tegelikult on väga palju stressi seal taga, millest nagu enamus inimesi ei tea. Jah. Minu puhul on küll tunda andnud see, et vaatan seal neid otsad Instagramis või kuskil ja siis mõtlen, et jaa, väga lahe, tahaks ka. Aga noh, eks neil on ka keeruline kindlasti. Muidugi, jah. Kas te olete midagi enda südamesoovide täitmise nimel ohverdama ka pidanud? Mina õnneks ei ole. Ma vist ka ei ole otseselt midagi pidanud ohverdama. Peale aja? Peale aja. Aga jah, ma ei teagi, kas sa nagu peaksidki midagi ohverdama või noh, oled, mida sa ohverdad. Et võib-olla kui sa midagi pead ohverdama, siis ikkagi see ei ole õige asi. Ma ei tea. Võib-olla. Ma küll tunnen, et okei, et ma olen küll 24/7 tööl, aga mulle nii meeldib see, et see ei ole nagu töö, et ju siis ei ole midagi nagu olesti läinud. Väga tore. Timo ja Raili, teiega oli väga tore ja inspireeriv rääkida ja ma loodan, et noored ja vanemad kuulajad said ka siit natuke jõudu juurde, et oma neid südamesoove siis hakata ellu viima. Kindlasti. Ja nii vara kui võimalik. Aga enne tasub muidugi selgusele jõuda, et mis sa siis ikkagi teha tahad, et rapsida pole mõtet. Võt, aga suur aitäh teile ja palju-palju edu ja kõikide nende suurte unistuste täitumist, et sina saaksid Red Bulliga koostööd teha ja sina jõuaksid olümpiale. Aitäh, suur tänu. Aga suur aitäh teile ja te kohtume siis juba õige pea. Seniks jälgige siis meie Instagrami, TikToki ja Facebooki. Olge tublid!